Tere! See video on mõeldud täiendama 8. klassi ajalookursuse videot Eesti Vabadussõjast ja me räägime siin sellest, kuidas Tartu rahu teema on tänapäevalgi oluline. Tartu rahuga 2. veebruaril 1920 tunnustas Nõukogude Venemaa Eesti iseseisvust ja loobus kõigist õigustest Eestile. Aga nüüd hiljem Nõukogude Liit eiras seda lepingut ja 1940. aastal ikkagi okupeeris Eesti. Ja nüüd, kui Eesti iseseisvus taastati aastal 1991, siis vahepeal Nõukogude ajal oli Venemaa endale ampsanud Petserimaa ja Narva tagused vallad, mis kuulusid Tartu rahulepingu järgi Eestile. Ja neid alasid 1991. aastal tagasi ei antud. Piir jäi sinna, kus ta Nõukogude ajal oli. Ja kuna võrreldes Tartu rahulepinguga on piir muutunud, siis peaks nagu tänapäeval uue piirilepingu sõlmima. Aga selle sõlmimine on kestnud juba väga kaua ja kestab ikka veel. 2014. aastal juba peaaegu jõuti sellega lõpule, aga siis puhkes Ukrainas sõda ja suhted halvenesid ja nüüd siis passitakse põhimõtteliselt, et kummagi riigi parlament pole seda ratifitseerinud ehk kinnitanud. Aga miks selle piirilepinguga selline jama on olnud? On seepärast, et selle taga olid sellised peened vaidlused, mis võivad tunduda nagu tähenärimisena, aga mis on tegelikult meie jaoks väga olulised. Eesti jaoks kehtib Tartu rahuleping siiamaani, kuna uut lepingut ju ei ole. Seega praegune piir on juriidiliselt võttes lihtsalt ajutine joon. Aga meie jaoks on probleem, et Venemaa ei taha väga tunnistada, et selline asi nagu Tartu rahu on üldse kunagi olemas olnud. Ja ta ei taha ka tunnistada, et Eesti oli kunagi iseseisev, aga siis Nõukogude Liit okupeeris meid. Ja asi ei ole selles, et me tahaks tagasi Petserimaad ja Narva taguseid alasid. Jumal nendega, meil pole nende aladega mitte midagi teha. Me oleme juba ammu ametlikult öelnud, et me oleme neist loobunud. Ja uue piirileppega olekski piir selline, nagu ta praegu reaalsuses on. Aga meie jaoks on väga suur vahe, kas see on Eesti ja Venemaa vahel esimene piirileping. Ja Eesti riik oleks justkui tekkinud 1991. aastal. See on venelaste versioon. Või et see on uus piirileping ja Eesti riik tekkis juba 1918. aastal. See on meie versioon. Aga selles lepingus, mis praegu laual ootab, on tehtud niimoodi, et seda teemat on lihtsalt välditud ja keskendutud ainult sellele piirile, mis praegu on, saaks sellegi kindlaks määratud. Et selline enam-vähem mõistlik lahendus. Aga sellest hoolimata see leping seisab ikka veel ja alles ootab kinnitamist ja ei ole teada, kas sellega üldse kunagi lõpule jõutakse. Sellised lood siis nende piirilepingutega.